Otsuse vastuvõtmise protsessi koolitus on väga praktiline kursus. Me anname seal ülevaate kõigepealt, kuidas näeb välja seesama protsess kaitseväes ja kuidas siis süsteemselt staapides võetakse otsuseid vastu või siis aidatakse juhil jõuda parima otsuseni. Alati on probleeme, et meil on inimesi liiga vähe, meil on infot liiga vähe, meil on aega liiga vähe, ehk siis ressursi ja ajapiirangutega on meil vaja teha väga olulised otsused. Ja kogu see protsess on ehitatud üles süsteemsete etappidena just selleks, et igaüks teaks, kuidas ta saab sinna panustada ja mis on tema roll selles etapis. Kuidas see näeb välja teie koolitusel, on see, et me võtame ühe teie ettevõtte probleemi või suurema projekti või suurema otsuse, mis siis on eelnevalt juhtkonnaga kokku lepitud ja me selle päeva jooksul peale seda teoreetilist sissejuhatust me lahendame selle probleemi ära selle grupiga, mis teil on. Hea grupi suurus on kuskil 10-15 inimest, ehk siis me suudame kõiki hoida kogu selle päeva kaasatud. Selle päeva lõpptulemuseks on see, et teil on väga hästi läbimõeldud otsus või projektiplaan, kuhu kõik on saanud panustada, kuhu kõik on saanud anda oma sisendi. Ja see on väga oluline, sest tänu sellele nad ka saavad kõik palju paremini aru sellest ja nad suudavad seda täita palju efektiivsemalt. Suuremad etapid, mis te läbite, on ülesande saamine, ehk siis me arutame läbi üldse, mis see eesmärk on, siis info kogumine, ehk siis ma analüüsin seda ülesannet ja kõiki piiranguid, kõike kaasnevat, siis ma mõtlen välja need tegevusvariandid, kuidas ma üldse saaksin seda lahendada. Siis on oluline, mis tihti jääb ära, on nii-öelda sõjamäng, ehk siis me arutame päriselt, kuidas need plaanid ebaõnnestuvad, ehk siis miks me ei saa hakkama sellega päriselt. Ja mida rohkem me suudame neid aga kui või siis what if elemente läbi mõelda, siis seda parem otsus meil lõpuks tuleb ja seda rohkem me oleme valmis, kui päriselt see töösse pannakse. Ja viimaseks on siis otsus ise, selle vormistamine plaaniks, mis ka tihti jääb nagu vajaka, et me peame päriselt kõigile tegema ka selgeks selle. Tore, et me nüüd 10 otsustasime ära, aga ülejäänud ettevõte peab ka sellest teada saama. Ja mida süsteemsemalt ka seda teha, mida süsteemsemalt info kõigini viia, seda lihtsam on neil seda täide viia. Ehk siis väga praktiline koolitus, te saate koolituspäeva lõpuks enda ettevõttele kasutatava siis kas otsuse, projektiplaani, mingisuguse siukses suurel asjale konkreetsema sisendi ja lisaks te saate ka tööriista, ehk siis te õpite kasutama seda protsessi, sealt saab võtta osasid välja või siis kogu seda protsessi tervikuna kasutada näiteks enda aastaplaani tegemiseks. Väga erinevates situatsioonides on see kasutatav ja väga ootan teie probleeme, mida lahendada ja mida just koos teiega lahendada.